No nii, tervist! Paide linnameeskonna kapteniks olemine tähendas minu jaoks ennekõike vastutust ja suurt au esindada väikest kogukonda nagu Paide Eesti meistrivõistlustel jalgpallis, et kuna seda varasemalt polnud Paide jalgpalli ajaloos juhtunud, siis oli see väga suure tähendusega mulle isiklikult ja ma arvan ka kogu sellele väiksele kogukonnale, kes on Paidega nagu seotud. Mis ta veel mulle tähendas, oli see, et tuli olla vormis, ütleme väga heas füüsilises vormis, et siis selle läbi oleks võimalik nõuda ka kaaskolleegidelt seda sama, et nad annaksid endast väljakul nagu kõik, et saavutada positiivset tulemust. Kui võrrelda praegus Paide linnameeskonna võistkonda minuaegse Paide linnameeskonna esindusvõistkonnaga, siis ütleks, et sarnasusi seal on. Ennekõike tooksin välja selle meeskondlikkuse ja ühtekuuluvuse, et meie ajal oli see ütleme, et üks peamisi edasiviivaid jõude nagu, et ma arvan, et nii mõnigi suur tulemus sai just teostatud tänu sellele, et poisid olid omavahel nagu väga head sõbrad ja see ühtekuuluvustunne oli väga tugev, et Collo terrorista! Harlem Shake. Ja seda on näha ka tegelikult tänases Paide linnameeskonna võistkonnas, kus võib-olla kõik ei ole omavahel nagu sõbrad, aga selline hea keemia ja ühtekuuluvus paistab väliselt nagu välja. Et kindlasti see on siuke lisapositiivne faktor või tegur edu saavutamiseks. Aga mis erinevused välja tooksime, võib-olla see, et ajastud on lihtsalt erinevad, et kui meie olime ikkagi täis amatöörvõistkond, kes reaalselt läks hommikul tööle ja õhtul trenni nagu, siis praegu on tegemist ikkagi professionaalse võistkonnaga, kes töötab ikkagi ainult ühe eesmärgi nimel saavutada võimalikult hea nagu tulemus. Et jah, ja võib-olla see ka, et ilmselt meie ajal oli seda kolmandat poolaega, nii-öelda kolmandat poolaega nagu tunduvalt rohkem ja lihtsalt ajastud olid nagu teised. Aga ei kahetse nagu selles mõttes midagi. Kui oleksin Paide linnameeskonna peatreener, siis minu alg 11 tuleks suuresti ikkagi Järvamaalt. Et ma arvan, et see oleks nagu väga suur selline lisafaktor edu saavutamiseks. Just kogukonnapõhised mängijad, kuigi seal on siiski kaks nagu erandit. Aga hakkame siis pihta. Väravasse paneksin Järvamaa poisi Aiko Orgla. Kuigi jah, Martin Kaalmaa on ilmselgelt sama hea valik, aga siin ikkagi lähtusin puhtalt Järvamaa päritolust. Paremasse kaitsesse kiire tehnilise tõusva ääre Andre Mägi. Keskkaitses rahulikku ja enesekindlust toova Teet Allase.
tema kõrvale jõulise ja tugeva Iron Mait Nõmme. Maiduga siinkohal meenub üks väga hea võit Maarjamäel Levadia üle, kus ma arvan tänase päevani on ühe värava tagumine ristnurga raud mõlkis pärast Maidu suurepärast pealööki. Vasakusse kaitsesse paneksin väga võimeka ja väga hea vasaku jalaga Timo Lombi. Keskväljale kontrollivaks kaitseliini ette paneksin Järvamaa poiss Tõnis Vanna. Tema ette 2 ründavat poolkaitset suure töövõimega on mõlemad Ervin Kõll ja Karel Voolaid. Ning Kareliga meenub siin muidugi üks selline väga huvitav seik, et ma ütlen, et sellist väravajärgset emotsiooni, kui me omal ajal esiliigas nagu mängisime ja oli üleminekumäng Pärnu Vapruse vastu, kui Paide üldse tõusis nagu meisterliigasse, siis Karla pani sealt vist 25-30 meetrilt nagu suures lumetuisus karistuslöögi ristikasse ja see tähistus seal pärast lume sees või sellist meeletut emotsionaalset laksu oli suurepärane vaata, sest ma arvan, et selliseid libesid ei ole võimalik tänasel päeval Eesti muruväljakutel või kunstmuruväljakutel nagu teostada, et see lumetuisk aitas ilmselt sellele kaasa, et kogu võistkond sai seal libet lasta ja seda väga-väga tähtsat ja kaunist väravat nagu tähistada. See selleks oli väike siuke kõrvalpõige nagu, aga mis on siiani nagu väga eredalt meeles. Ja vasakusse äärepoolkaitsesse paneksin Lauri Varendi. Ennekõike Varendi siukse, kuidas ma ütlen, vasaku haamri pärast, sest ta on mees, kes ilmselt lööbki ainult tähtsaid väravaid nagu, et väga hästi sobib Lombiga sinna äärde kündma nagu, et mõlemad on suurepärase mootoriga mängijad ja täiendavad teineteist väga hästi nagu. Paremasse äärepoolikusse paneksin Järvamaa poisi Siim Lutsu. Ta on ilmselt sellest ansamblist täiesti eristuv oma tehniliste oskuste, painduvuse ja siukse ettearvamatusega. Et A-koondise mängija ka, nii et väga hästi sobib esindama Paide linna meeskonda minu tiimis ja siis on ka üks Lutsudest esindatud, ütleme siis Järvamaa nii-öelda esindusvõistkonnas ja tipuründesse ei ole lihtsalt võimalik teist venda panna kui Tarmo Neemelo, et ilmselt Tarmo ja tema teod ei vaja nagu lähemat tutvustust, et olen ise tema vastu palju nagu mänginud ja ütlen, et ta on minu arvates ikkagi Eesti meisterliiga üks parimaid, kui mitte kõige parem nagu ründaja, et ma arvan, et Paide esindusmeeskonna aitaks tema väravat ikkagi väga. Nii et aitäh teile selle meeldiva intervjuu eest ja olge tublid!